Täna me alustame füüsikakursusega ja ma lühidalt räägin, kuidas see kursus välja näeb ja mida on vaja teha, et seda edukalt lõpetada. Alguses ma seletan, milleks on üldse vaja õppida füüsikat. Esiteks selleks, et saaksite aru, millised protsessid toimuvad teie ümber, ka teie erialas. Teiseks, et teie mõistaksite, mis on vale, mis on tõsi, kuidas seda kontrollida. Ja kolmandaks, et keegi ei saaks teid lollitada ja segadusse viia, et suudaksite vastu väita ja tõestada, mis asi tegelikult toimub. Selle kursuse raames te saate tagasisidet, kuidas teil läheb. Ja meil on mängulised märgid, sõltuvalt sellest, kui palju oskusi ja kui palju teadmisi te olete omandanud. Kõik alustavad indiaanlasest ehk siis algajast. See annab teile tagasisidet, mida tuleks õppida rohkem, kas teooriat või praktikat. Terve meie kursuse eesmärk on teha nii, et te saaksite aru füüsika olemust igapäevaelus, oma erialas ja suudaksite rakendada neid teadmisi igapäevatöös ja tööl. Kuidas õppida seda? Muidugi võiks teha loengud, aga meie ikkagi seda ei tee. Me eelistame praktikat, siis on põnevam, lõbusam ja huvitavam. Ja selle kursuse raames oletame, et meie laev sõitis madalikule asustamata saare lähedal ja selle kursuse raames me läbime mehaanikat. Me vaatame soojusõpetust, elektromagnetismi osas me õpime, kuidas tekitada energiat. Viimases osas optika ja universum vaatame, kuidas töötab kompass ja teeme kokkuvõtted, ehk siis tassime vankriga meie just ehitatud laeva tagasi rannikule ja siis sõidame ära, ehk siis need, kes teevad eksamid, sõidavad ära. Need, kes ei jõudnud, teevad midagi veel, nii et näiteks päästepaadi näiteks. Ja siis sõidavad järgi. Millised õppevormid meie kasutame? Esiteks on väitlus, kus üks võistkond ütleb jah, teine ütleb ei. Teatud reglemendi järgi esitame argumente ja näiteks, kas meremehel on vaja füüsikat. Üks meeskond ütleb, et ei ole vaja 5 argumenti, teine ütleb, et on vaja 5 argumenti ja pärast võrdleme, kellel on tugevamad argumendid. Teine mäng on detektiiv, võetakse huvitav olukord ja siis jaguneme rühmadesse. Iga rühm, kas näiteks uurijad, politseinikud, advokaadid, tunnistajad, otsivad infot, põhjendavad seda ja pärast kohtusaalis igaüks räägib oma versiooni, võrdleme, kellel on rohkem fakte ja kellel on tugevamad argumendid. Kolmas on orienteerumine või quest, kus on vaja läbida teatud rada, kus igas kontrollpunktis on mingi väike ülesanne, mida on vaja lahendada, mis viib järgmise punktini, kus on jälle mingi vihje. Ja see võistkond, kes läbib seda kõige kiiremini, võidab. Ja kõige keerulisem õppimismeetod meil on leiutusbüroo, kus on vaja parendada mingit mehhanismi, välja mõelda mingit lahendust huvitavale olukorrale, mis on jälle seotud teie erialaga. Virtuaalselt te saate internetis, kas kodus või klassis, teha eksperimente, vaadata, kas teie hüpotees toimib või ei toimi, parandada seadet, teha teie eest tehtud failist parandused. Ehk siis te ei pea nullist alustama, kuigi võite, kui tahate. Aga teil on fail olemas, te teete seda lahti ja siis viite seda täiuslikkuseni. Õpikut võite kasutada sellist füüsikaõpik kutsekoolidele. Muide sobib ükskõik mis õpik, kus on
kattuvad meie teemad. Ja enne kursuse algust, et üldse aru saada, mis tasemel me oleme, kas tõepoolest kõik on algajad või keegi on edasi jõudnud, me teeme internetis ühe lühikese testi. 20 küsimust, 1 tund. Seda võib teha kodus ja see protsent, mis te saate selle testi jooksul, on teie alguspunkt. Ja tavaliselt 2 veerendiga te jõuate parandada seda tulemust 10–15% võrra. Ehk siis see annab teile infot, kuivõrd hästi te olete õppinud ja mida uut te saite selle kursuse jooksul. Ja pärast, kui teete eksamid või arvestust, tuleb samasugune test, lihtsalt teiste küsimustega, loogika on täiesti sama. Ja siis te näete, kus te olete enne ja kus te olete praegu. Ja seda kursust saab läbida nii online kui ka klassis. Ja traditsiooniline viis on teha neid toiminguid vaheldumisi. Ehk siis mina klassis annan ülesandeid, me vaatame, mida te olete juba teinud. Ja siis tuleb järgmine kodune töö. Seda teete internetis, kodus, valmistate ette, tulete järgmine kord siia ja meie mängime klassis. Ja siis jälle ma annan tagasisidet ja lähed ette valmistama järgmist mängu. Juhul, kui kellelgi näiteks langeb 1 päev välja, ei saa tulla mingi haige või mida iganes kuskil välismaal, siis te saate läbida seda kursust kas osaliselt või täielikult läbi interneti. Näiteks see sinine osa või traditsiooniliselt see punane osa. Need, kes ei saa väga kiiresti aru, nende jaoks on samuti lisamängud, lisategevused. Ehk siis te saate läbida samas tempos, kuid lihtsalt teil on vaja teha natuke rohkem tööd kodus. Ja seda näitab see joonis, kus punasega on näidatud see teekond, mida teevad kõige tugevamad õpilased. Ehk siis peaaegu sirge joon. Ja sinine on see, kui inimene saab aru ainult 3. korrast või 5. korrast. Ehk siis igast teemast ta läbib mitte 1 mängu, vaid näiteks 3. Aga vaatamata sellele, mõlemad jõuavad lõpuni samal kuupäeval. Ja selleks, et anda teile tagasisidet, kuidas teil läheb kursuse jooksul, ma lisan boonuspunkte. 1 punkt selle eest, et tulite klassi. 2 punkti selle eest, et tegite internetitesti kodus enne tundi. Ja 3 punkti selle eest, et osalesite mängus. Ükskõik millis mängus. Sõltumata sellest, kas te võitsite või kaotasite. 3 punkti ainult osalemise eest. Võidu ja teiste tegevuste eest ma lisan veel punkte, mida räägin juba igas tunnis eraldi. Ehk siis need punktid tulevad arvesse siis, kui te teete eksamid. Ehk siis nad lisanduvad nendele punktidele, mida te saate eksami testis. Ehk siis juhul, kui näiteks te pole käinud, siis 16 punkti maha. Kui pole testi teinud, siis veel 30 punkti maha. Ja lihtsalt on vaja siis paremat tulemust näidata eksami testis, et saada positiivsed hinded. Sest päris maailmas oma erialal te ei saa loota, et keegi tuleb appi, peate õppima ise, seetõttu eksamil ei tohi kasutada teist inimest, küll aga saab kasutada ükskõik mida. Interneti, õpikud, oma konspekti, teie ise valite, välja arvatud teine inimene. Ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis alustame mängu.